Tere, mina olen Kristi Rahm ja tahan tutvustada teile sellist mängu nagu Lightbot. See mäng on nüüd juba päris programmeerimise moodi, sest siin on vaja anda siis robotile käske, et ta liiguks ja paneks oma peas lambi põlema. Taseme käivitamiseks on vaja vajutada tühiku klahvi ja nüüd kohe näitab mäng ise ka ära, et selles esimeses tasemes on vaja kasutada siis noole klahvi ja lambi põlema panemise nuppu. Nii, ja nüüd kui ma vaatan, siis robot peab astuma siin 2 sammu selleks, et siis sinisel ruudul tuld põlema panna. Panengi siis siia käsurite talle 2 sammu ja lamp. Ja go on siis see, kus ma saan vaadata, kas asi töötab. Nii, esimene tase töötas kenasti. Teine tase, nüüd on siin takistus, millest robot peab mööda minema. See tähendab, et ma liigun otse, pööran, liigun otse, pööran, astun sammu ja panen tule põlema. Nii, proovime selle siis ära teha. Kõige keerulisem on alati see pööramise panemine, sest see kipub nagu esialgu minema valesti. Nii, ma panen need pööramised ära ja siis kohe vaatame, kas need töötavad ka. Sest ja seda on võimalik vahepeal kontrollida. Nii, kõik on täiesti õige. Nii, lähen nüüd edasi. Nüüd on mul vaja veel 3 sammu astuda. Siis on vaja jällegi pöörata. Astuda veel 1 samm ja panna roboti peas siis lamp põlema. Nii, vaatame, kas on. Nii, läheb, pöörab ja paneb lambi põlema. Töötas. Tühiku klahv jällegi. Nüüd on siis näha juba, et tuleb uus käsk. See on siis hüppamise käsk. Robot peab astuma, hüppame üles, hüppame maha, liikuma, pöörama ja lambid põlema panema. Nii, anname käsud. Liigub, nüüd hüppab, üles, hüppab alla, astub 1 sammu, paneb tule põlema. Nii, nüüd ta peab pöörama selleks, et siis järgmised need laadimiskohad ületada. Nii, paneme ta pöörama. Astub sammu, paneb lambi põlema, astub sammu ja paneb lambi põlema. Nii, vaatame, kas töötab. Hüppab, hüppab, liigub ja paneb põlema. Kõik töötas. Tühiku klahv, tase number 4. Nii, nüüd on siis jällegi vaja astuda, hüpata, liikuda, pöörata ja lamp põlema panna. Tundub, et midagi väga keerulist ei ole. Lihtsalt natukene rohkem käske on vaja anda. Nii, astub, hüppab, nüüd ta hüppab veel 1 kord. Astub sammu. Nii, nüüd on vaja pöörata. Jällegi vaja vaadata, et saab õigele poole. Nii, ja nüüd on vaja otse liikuda. Kontrollime, kas töötab. Siiamaani töötab. Nii, nüüd on juba lihtne. Vaja siis jälle robot otse liikuma panna. Nii, 1 veel ja lamp põlema. Vaatame, kas töötab. Nii, nagu näete, robot kenasti liigub õiges suunas, lamp läks põlema, saimegi 4. tasemega ära. 5. tase. Nii, siin on siis vaja jällegi kõigepealt hüpata, liikuda, pöörata, pöörata ja hüpata ja lõpuks siis lamp põlema panna. Nii, alustame siis seekord hüppamisega. Hüppab, liigub. Nii, nüüd ta peab pöörama. Jällegi vaja mõelda kummale poole. Nii, nüüd liigub veel. Pöörab või liigub. 3 sammu. Nii, nüüd ta peab jällegi pöörama. Jälle kasulik kontrollida, kas pööramised said õiged. Nii. Ja nüüd siis on jäänud veel hüpata. Ja panna siis lamp põlema. Nii, nagu te nüüd näete, siis praegu on meil juba see ülemine rida täis. See tähendab seda, et me varsti peame hakkama funktsioone kasutama. Nii, vaatame, kas töötab. Ja saigi kenasti hakkama. 6. tase. Nii, tühiku klahv. Ja nüüd siis oleks juba vaja mõelda ka selle peale, et kas siin nende käsuridade sisse peaks panema selliseid väiksemaid teisi käsuridasid, korduvaid tegevusi. Ja selleks on juba siin põlema läinud ka funktsiooniklahvid, et siin oleks siis vaja korduvad tegevused peita siia erinevate funktsioonide alla. Nii, kõigepealt mulle tundub, et esialgu peaks see robot edasi liikuma. Ja nüüd tuleb 2 korda sellist asja, kus ta peab hüppama hakkama. Ehk siis võiks panna selleks funktsioon 1 nüüd see, et ta hakkab hüppama. Nii, paneme selle funktsioon 1 nüüd siia. Nii, vaadake, mis nüüd saab.
Nii, nüüd ta peaks pöörama. Ja siis tuleb jällegi seesama funktsioon 1, sest ta peab jälle 2 korda hüppama. Panen selle funktsioon 1 ära ja ma näen ka juba seda, et siis tal on vaja lamp põlema panna, nii et panen juba ka lambimärgi ära. Nii, vaatame, kuidas läheb. Ja põleb. Nii, nüüd kui ta siit alla hüppab, siis tuleb jälle nagu kahele poole liikumine, mis on sarnane liikumine. Ehk siis oleks arukas see funktsioon 2 alla ära peita, sest muidu meile siia ära ta ei mahuks. Nii, hüppamise paneks veel nüüd praegu ära. Nii, ja paneks ka pööramise, sellepärast et nüüd peab see robot ka veel enne pöörama, kui ta liikuma saab hakata. Ja nüüd korduva selle alla oleks arukas panna nüüd edasi liikumised. Ja lambi põlema panemine, sest seda on mõlemal pool vaja teha. Ning kuna ta peab nüüd, kui ta jõuab siis ükskõik kumale poole lõppu, siis ta peab kindlasti ka ümber pöörama, siis ma paneksin siia alla ka kohe pööramise käsud. Nii, ja nüüd paneme selle funktsioon 2 siia ja vaatame, mis nüüd saab. Läheb, liigub, hüppab, paneb tule, hüppab maha, liigub sinna, tuli põlema, pöörab ümber. Nii, nüüd on tal vaja minna siin natuke maad edasi. Paneme need talle siia vahele, et saaks juba kasutada jällegi siis seda sama käsurida. Nii, 3 sammu peaks minema ja siis peaks töötama juba selle funktsioon 2-ga. Nii, katsetame. Hüppab, liigub, hüppab, tuli põlema. Nii, pöörab ümber, liigub ja jõuab kenasti õigesse kohta ja lamp läks põlema. Nii, saimegi 7. taseme ära. Nüüd on siis järgmise taseme puhul on juba näha, kõik on juba õpitud nupukesed siin. Nüüd on siis vaja mõelda, et kumba pidi robot liikuma panna, kas panna korduvad tegevused nüüd nii, et ta liigub, pöörab või siis hoopistükkis liikuda edasi ja siis pöörata. Ja muidugi on siis kogu aeg iga sinise selle peale hakkab ka tuli põlema. Nii et seda ma teile enam ette ei näita. Nupud on nüüd kõigil selged, nüüd on juba endal mõnus katsetada. Nii et toredat mängimist ja programmeerimise alal arenemist teile kõigile.